Ja siia juurde sellele kaunile pildile tahaks tegelikult öelda niisuguse mõtte. Ja see mõte oleks järgmine. Inimene, vaat tõbrik, on selline loom. Selline loom on inimene, et ta harjub kõige heaga ära. Ja kui ei oleks seda noort daami seal, sest naiselik meel näeb ilu ja ei tüdi kunagi ilust, looduse imelisest vaatemängust ja tuletab ikka seda meelde ka sellele meesteadvusele, kes seda ei suuda alati hinnata. Inimene harjub ära sellega, mis on ilus. Ja see on nagu loomuomane, et 25. veebruaril on samasugune pidev õitsemine siin maal, mis on meie kodumaa, kus me elame, kus me ärkame, kus pidevalt õitsemine vaheldub närtsimisega, kus surm ja silm on surm ja elu on kogu aeg silm silma vastu. Ja võiks isegi öelda, et praegu muidugi loomulikult on see õitsemisprotsess veel päris aktiivne. Kõik näitavad need lillekesed oma ilusaid nägusi. Aga inimene ei pane seda alati tähele. Aga ma panin praegu tähele, rääkisin. Ja tegelikult ei räägi ma ikkagi lilledest. Tegelikult ei räägi ma sellest lilleilust, vaid kasutan seda võrdumina sellele, et see heaolu, milles me muidugi praegu oleme, Eesti rahvas, sest minul on niigi hästi, meil mõlemil on väga hästi, meil ei ole probleeme. Jumal on meie eest hästi hoolt kandnud ja võime siin lillede keskel elada ja igapäevne leib on laual. Aga ma pean seda silmas, et kui täna on rahu, kui täna ei vingu veel kuulid, ei plaavata pommid, siis see paistab nii iseenesest mõistetav, et nii peabki olema. Aga see ei ole nii. See ei ole nii. Sest meil on piisavalt palju jõudusi, kes kannavad selle eest hoolt, et me saaksime seda õudust tunda. Need on need, kes õhutavad sõda praegu. See on valitsus ja kõik erakonnad eranditult, EKRE kaasa arvatud. Minu arvamised EKRE suhtes on diametraalselt muutunud nendes küsimustes. Ja ma olen päris kuri ja päris pahane ja ma tahan teada, kas Eestis veel leidub üldse mingisuguselgi kujul vastutust elu ees, Eesti rahva saatuse ees. Sellepärast ma need sõnad räägin välja. Võib-olla ma nüüd räägin tuulde ja võib-olla ma räägin seda viimast korda. Sest sõja õhutamine on saatana kummardamine. Mitte mingisugust sõda reaalselt meid ei ähvarda, mitte ligilähedaseltki. Meil on ere näide olemas, sõbrad. Ja selleks on Soome riik. Soome valitsus, Soome rahva teadvus, ühendteadvus on suutnud ajada kahtlematult selle kardetava vaenlase, selle suure pruunkaru ka sellist poliitikat, nagu nad seda ajavad ka täna. Aga sellest ei õpita. Ei õpita. Selline mõte. Ma võin seda lõpmatuseni veeretada. Aga siinkohas ma lõpetan. Ja vaatan veel natukene lilli, et näha seda ilu. Ja mõtlen selle rahu peale, mida ei ole kahtlematult praegu Ukraina riigis. Nad on ise selle tellinud. Nad on ise selle tellinud. Täie vastutuse juures ütlen, nad on selle tellinud. Aga kuna Ukrainat kui sellist monoliitset riiki ei ole olemaski ja mitte keegi ei suuda mulle vastupidist veenda, et satanist 20. sajandi alguses Vladimir Iljitš Lenin, saatana täievoriline esindaja maa peal, selle riigi sünnitas. Et Jumal seda lubas tal teha. Vaat siin ongi nüüd see võtme küsimus. Et Jumal lubas ja aktsepteeris. Jumal austabki iga inimese vaba tahet
ja summa summarum kõigi rahvaste vaba tahet. Nii et palju õnne, Eesti rahvas! Tellitud kaup jõuab teile kohale, kui ei toimu mingit imelist jumalikku vahele segamist nüüd tänasest päevast ja praegusest hetkest alates. Ma olen rääkinud.